Kunstniku suurim võimalus ja takistus on mõista ennast seoses teistega ja tunda samal ajal tühjust, alustades puhtale paberile joone tõmbamist. Brändiloo loomine on semiootika prisma läbi juhtimise protsess, täpsemalt iseenda juhtimine. Brändilugu on üks viis väljendada, tuua esile toote ja teenuse olulisus. Brändilugu on oluline, kui bränd omab sihtgrupi jaoks tähendust. Brändilugu saab olla tähenduslik eri viisil, näiteks märgi, mudeli, loo ja kultuuri tasandil. Brändilugu on võimalik luua igaühel, kui sisulooja mõistab, et toode ja või teenus saab sihtgrupi jaoks tähendusi vaid suunata ja juhtida, mitte kontrollida. Turundusmärgid. Brändi loomisel on oluline silmas pidada tähenduslikkust sihtgrupi jaoks, sest toode ja teenuse sihtgrupp pöörab tähelepanu vastavalt sisuloomele. Brändi loomine on oluline, sest inimeste tarbimise põhjused on konnotatiivsed ehk tarbimise põhjused on kaudsed ja pole vahetult seotud põhjusega, näiteks X. Brändi loomine on juhtimisalane probleem, mitte kontrolli saavutamise probleem. Bränd on inimeste peas kujunev tunnetus, mille sõnastamine on kui loo rääkimine. Bränd on lugu, sest iga inimese jaoks kujuneb toodete ja teenuste kasutamine isemoodi kogemuseks. Brändi lugu on kõikehõlmav kliendi ostuprotsessi kogemus. Brändi lugu koosneb lugematutest hulgast teadvustatud ja mitteteadvustatud tunnustest. Kõige lihtsam on mõelda, et brändi lool on materiaalne ja kognitiivne pool. Brändi loo materiaalne pool on aluseks, kuidas me tajume kognitiivselt toodet ja teenust kliendi teekonnal. Brändi lugu on võimalik juhtida ja mitte kontrollida, sest igaühe kogemus kujuneb iseseisvalt ja on seeläbi erinev meie kõigi jaoks. Sellegi poolest on võimalik üsna täpselt juhtida brändi loo tähenduse kujunemist ja kulgenemist. Turundusmärgid loengute näitel on brändi loo loomine semiootiline protsess. Iga disainer mõtleb mingi ajaperioodi jooksul erinevaid võimalikke lahenduskäike. Semiootiliselt on turundusmärgid brändi lugu erinevate tähendust väljendavate esitiste rakendamine teineteise suhtes. Et võimalik huviline mõistaks intuitiivselt taskuhäälingu eesmärki, sihtgruppi ja teemat. See tähendab, et turundusmärgid nimi ja logo kuju, vorm ja värvid on valitud teadlikult, et suunata ja juhtida sinu kui kuulaja tähelepanu võimalikult täpsel viisil. Sealhulgas brändi loo tähenduse efektiivne juhtimine tähendab, et klient peab olema kõigi eelduste järgi tark ja teadlik tarbija. Efektiivne brändi loo tähenduse juhtimine toob kaasa moraalsed ja eetilised probleemid. Näiteks, kuidas brändi loo tähenduse juhtimine loob soodsa pinnase manipuleerimiseks? Või kas brändi loo tähenduse juhtimine on vaid üks meetod, kuidas manipuleerida käituma soovitud ja planeeritud viisil? Brändi loo tähenduse juhtimine on ühtlasi haldusprobleem, sest juhtida on võimalik erineval viisil ja erinevatel tähendusloome tasanditel. Lihtsuse ja konkreetsuse huvides räägin 4 brändi tähenduse juhtimise tasandist. Brändi loo tähendus kujuneb märgi, mudeli, loo ja kultuuri tasandil ja nende omavaheliste suhete ja seoste kaudu. Osutan siinkohal, et brändi loo tähendus võib, aga ei pruugi olla alati vaadeldav lähtuvalt minu 4 tasandi raames. Ma lõin loominguliselt mudeli 4 tasandist, puhtalt turundusmärkide e-loengute jaoks. Palun sinul olla enda turundustöödes semiootika meetodite rakendamisel tähelepanelik, sest iga brändi lugu võib aga ei pruugi lähtuda minu välja toodud seostest. Brändi loo tähenduse loomine algab eeltööst ja lõpeb brändi loo tähenduse mõõtmisega, et teha järeldused edaspidiseks turunduse projektideks. Varem olen rääkinud eeltööst, järgnevalt aga sellest, kuidas mõõta brändi lugu tähenduse aspektidest lähtuvalt. Brändi loo tähendust on võimalik juhtida märgi, mudeli, loo ja kultuuri tasandi kaudu koheselt, kui alustatakse konkreetse brändi materjalide loomisega. Turundusmärgid taskuhäälingu brändi loomist ehk juhtimist saab analüüsida erinevatel loomistasanditelt, märgi, mudeli, loo ja kultuuri tasandilt. Iga tasandi juures osutan, kuidas on võimalik juhtida brändi lugu ja loomist täpsemaks,
ja sihtotstarbelisemaks. Brändi loometöö on väga individuaalne ja loominguline protsess. Sellegipoolest võib osutada, et brändi loomise töö algab semiootiliselt loo tasemelt ehk meie audioloengute raamistuse keskelt. See tähendab, et meil võib olla, aga ei pruugi olla teada visioon brändi loost. Sellegipoolest on meil sageli teada X-faktor, millele me brändi loome. Toode, teenus, millele brändi lugu looakse, on märk või märkide kogum ja samal ajal ka müüdava toote ja teenuse mudel. See omakorda tähendab, et brändi lugu on võimalik luua juhtides märgi, mudeli, loo ja kultuuri tasandeid eraldi. Siinkohal tuleb silmas pidada, et iga tasand mõjutab teisi tasandeid. Näiteks kui muudad lugu, siis muudab märkide tasandit ja vastupidi. Järgnevalt lihtsustan natuke turundusmärkide e-loengute näitel brändi loomise protsessist rääkimist ülesande kitsendamisega. Brändi loomisest on semiootiliselt võimalik rääkida väga erinevalt ja erinevatest lähtekohtadest. Ma lähtun, et brändi loomine on vahetult seotud sellega, kuidas juhtida lugu loogude tasandil. See tähendab, et märgi, mudeli, loo ja kultuuri tasandilt on võimalik rääkida brändi loomisest konkreetselt. Võtame ühe hetke ja mõtleme turundusmärkide loengutele. Kuidas on loengud üles ehitatud, vahendatud ja visualiseeritud? Näiteks loengute logo. Märk. Kuidas juhtida märki? Märkide juhtimiseks, selleks, et luua brändi lugu, on vaja mõista toodet ja teenust näiteks Pearsi järgi esitiste võrgustikuna. Iga toode ja teenus on vahendatud esitiste abil, mida mõistetakse teiste esitiste kaudu. See tähendab, et ühe märgi kohta võib olla mitu esitist. Teiseks, märgi omavaheline suhe, võrgustik võib olla väga kaugele ulatuv. Esmalt on märgid mõistetud kasutatud keele kontekstis, mis tähendab, et ühtlasi tuleb mõista, kuidas erinevad märgid ja esitised on kultuuris või kultuurides kasutatud. Märkide juhtimiseks on vajalik mõista suhet märkides ja seda, kuidas esitised on seotud teineteisega, mis paratamatult on seoses märkidega. Näiteks turundusmärgid loengusarja nimi on märgiline kontseptsioon, mis on esitatud eesti keeles ja ühtlasi sihtgrupi üks tunnuseid. Mõistab eesti keelt. Turundusmärgid on liitsõna, mis tähendab, et sõnad turundus ja märgid reageerivad teineteise suhtes. Siinkohal on sõna märgid mitmuses ja see tähendab, et turundus on mõistetud märkide suhtes mitmuses. On olemas mitmeid turunduslikud märgid, mitte vaid üksikud turunduslikud märgid. Lisaks eelnevale võib tähele panna, et tähendus määrab eesti keeles ka sõnade kasutus grammatilises võtmes. Sõnad turundus ja märgid moodustavad liitsõna, mis tähendab, et märgid on turunduslikud. Ühtlasi näitab liitsõna turundusmärgid, et tegu on tähenduslikult liiki väljendava sõnaga. Vastupidisel juhul, kui oleks tegu kahe sõnaga, turundus, märgid, siis lähtuvalt eesti keele syntaksis tähendus muutub ja tegu oleks kui turundusele kuuluvate märkidega. Lähtuvalt minu mõttest on need loengud oleks avalikult kättesaadavad ja tähelepanu äratavad, tuli märgi tasandil toimuv kultuuriliselt mõtestada. Turundusmärgid liitsõnana väljaspool loengute konteksti viitab ka müstilisele tähendusele, sest sõna märgid on argikõnes mitmetähenduslik. Sageli on sõna märk ja eriliselt mitmuse sõnavorm märgid kasutusel müstilises ja okultses tähenduses. Turundusmärgid semiootilises mõttes ei tõrju, vaid omistab täielikult kõrvaltähendusliku varjundi tähelepanu köitmise ja tõmbamise eesmärgil. Teisalt, kui kuulaja teadvustab, et tegemist on sisult akadeemiliste loengutega, siis kõrvaltähendusväli hajub ja tekib uus. Sealhulgas võib tähele panna, et loengute logo on komplekt märkidest, mis on väljendatud kahes esitises. Sõna turundusmärgid on kirjas tänapäevases eesti keeles, mis on omakorda esitatud ladina tähestikus. Teiseks esitiseks on kreeka tähestikus olev lambada. Lambada visuaalse elemendina on kasutatav esitiste viitena märkide võrgustikus selleks, et kuidas mõista loengute sisu ja väärtuseid. Lambda on laiemalt kasutusel matemaatiliselt programmeerimise sümbolina ehk loengutes temaatilise viitena. Lambda on sõnas märgid kui ä-tähe ehk ä kui esitise asendus.
See tähendab, et sõna märgid on mõistetud matemaatilises programmeerimise tähendusväljas. Loengute kuulajast ja tema teadmistest oleneb omakorda, kuidas ja milline tõlgendus viimaks järele jääb. Kuulaja rolli kohta on oluline rohkem mõista. Analüüsi eesmärgiks on avada brändi lood kuulaja, mitte looja vaatest. Selleks kuula eelmist osa, kuidas analüüsida brändi lugu. Märkide juhtimiseks tuvasta märgid ja esitised ning nende omavahelised seosed. Seejärel mõtle, millised märgid ja esitised toetavad ja millised ei toeta sinu eesmärgi tähenduslikult. Kaardistamise tulemusena oled mõistnud sinule sobivate märkide ja esitiste suhet, et väljendada oma brändilugu tähenduslikult mõjusalt. Mudel. Kuidas juhtida mudelit? Brändiloo mudel on narratiiv, mis iseloomustab brändi osi ja tervikut abstraktselt. Brändi lugu on kahe osapoole brändi identiteedi ja kuvandi tulem. Turundusmärgid on brändi identiteedilt audioloeng, mille kuvandiks ma planeerin ühe hea taskuhäälingu maine. Turundusmärgid on brändi identiteedilt audioloeng, mille kuvandiks planeerin ühe hea taskuhäälingu maine. Brändiloo tähendus sünnib brändi identiteedi põhjal sihtgrupi peades ja moodustab brändi kuvandi. See tähendab, et turundusmärgid loengud on identiteedis kindla formaadiga toode, mille väärtus praktikas alles selgub. Brändi lugu on objektiivne, nagu on turundusmärgid loengud. Helis, kui brändi loo mõistmine on subjektiivne nähtus, nagu turundusmärgid loengute sisu mõistmine ja mõtestamine tudengite ja laiemalt avalikkuse poolt. Brändi lugu on võimalik suunata, kui mõista brändi identiteedi ja kuvandi omavahelist suhet mudeli tasandilt. Turundusmärgid loengud suunab kuulaja või lugeja tähelepanu struktuuri kaudu, identiteet mõjutab kuvandit. Vastupidisel juhul on vaja uurida, mida sihtgrupp audioloengute puhul mõistab mingil ajahetkel. Kuvandi uurimine võib olla kulukas ettevõtmine, et teha küsitlusi ja analüüsida andmeid. Seevastu semiootiliselt on sageli vaja mõista brändi lugu juhtimist mudeli tasandilt. Kuidas märk, mudel, lugu ja kultuur omavahel suhestuvad. Eelnevalt rääkisin, kuidas juhtida märkide kasutamisel läbi brändi loo tähendus sihtgrupi suhtes. Brändi loo mudeli juhtimine algab, kui tead märkide ja esitiste omavahelist suhet, näiteks mitu esitist on ühe märgi kohta või vastupidi. Märkide ja esitiste kaardistamise tulemusena peaksid mõistama, kuidas erinevad märgid ja esitised on omavahel sarnased või eristuvad. Suure märgilise või esitise erisuse kaudu jutustatud brändi lugu on loo tasandil konfliktne ja vastupidisel juhul konformne. See tähendab, et brändi lugu kultuurilisel tasandil on mõjus või sujuv. Turundusmärgid loengud võib lihtsustatult olla uuendus mingis konkreetses aspektis, näiteks tegu on audio, mitte videoformaadis esitusviisiga. Teisalt peab turundusmärgid loengud olema piisavalt tavapärased, harjumuslikud, et olla sihtgrupi jaoks tähenduslikud. Näiteks, kui turundusmärgid loengud on sinule äärmiselt tähenduslikud, siis on vähem tähtis loengute esialgne õpikurv. Brändiloo juhtimine on võimalik, kui mõtestame ja mõistame brändilugude ülesehitust lineaarselt märgi, mudeli, loo ja kultuuri tasandi kontekstis, mis on omakorda minu viis mõtestada turundussemiotikat. Kitsamal juhul võib öelda, kui muudad märke ja või esitisi, siis muutub lugu ja seeläbi ka mudel ehk esitusviis tähendusloomes. Meenutan varasemaid loenguid, et tähendusloome on protsess ehk semioos, mitte üks konkreetne valmis lahend. Kui saaks tähendusloomet illustreerida, siis Peirce'i järgi oleks tegemist ühest allikast lähtuva 3 kivise jõega. Näiteks kui turundusmärgid loengud oleks vaid videoformaadis teosed, siis poleks enam tegemist taskuhäälinguga. Audioformaat teeb turundusmärgid loengud teiste loengutega võrreldes eriliseks, sest sageli tehakse loengud videoformaadis. Lugu. Kuidas juhtida lugu? Brändi lugu on abstraktne nähtus kõigest, mis on seotud toote ja teenuse väärtuspakkumisega. Brändi lugu moodustub brändi identiteedi ja kuvandi ühisosana. Sageli on brändi identiteet väljendatud reklaamidega, mis on ise omakorda reklaamlugu.
Reklaamide kaasabil tekib interaktiivne lugu sihtgrupis, kus iga sihtgrupi liige on põhitegelane. See tähendab, et brändi lugu on subjektiivsetel alusel tekkiv nähtus, mida tajutakse erinevalt. Sihtgrupi poolt tajutut on võimalik iga ajahetkel läbi brändi identiteedi soovitud suunas suunata. Konkreetse brändi identiteedi puhul puutub sihtgrupp kokku lihtsalt piiritletud aja. Sihtgrupi poolt tajutut on võimalik iga ajahetkel läbi brändi identiteedi suunas suunata. Konkreetse brändi identiteediga puutub sihtgrupp kokku kitsalt piiritletud ajas ja ruumis, mida tuntakse kui kliendi teekonda või laiemalt tarbija teekonda. See tähendab, et kliendi teekond käitub kui brändi lugude narratiiv. Erinevate toodete ja teenuste puhul on narratiiv sageli väga erinevas formaadis. Näiteks persooni brändi puhul on kliendi teekond peaaegu eristamatu lihtsast sotsiaalsest võrgustikust, kuigi professionaalne tööalane suhtlus on üks viis eristada kliente näiteks perekonnast. Lihtsustatult, kui muuta kliendi teekonda, muutub brändi loo tähendus, kliendi kogemus ja tähendus tootest ja teenustes. Lihtsustatult, kui muuta kliendi teekonda, muutub brändi loo tähendus, kliendi kogemus ja tähendus toote ja teenuse suhtes. Semiootika vaatenurgast on kliendi teekond brändi loo selgroog märkides ja esitistes. Näiteks jaekaubanduses suunavad poed siin kõndima mingit konkreetset rada läbi riiulite paigutuse ja toodete asukoha järgi. Sealjuures on märkide ja esitiste asukohta muutes võimalik muuta narratiivi tähendust väga detailselt. Näiteks kaubanduskeskused koosnevad läbivatest narratiividest, mis on üksteise suhtes vaadeldavad ja eristatavad kui süžee ja faabula. Kaubanduskeskuse vaatest on erinevad poed faabulad kaubanduskeskuse süžees. Seevastu ühe poe vaatest on kaubanduskeskus faabula poe süžees. See tähendab, et erinevatel tasanditel on poed omavahel ja seejärel ka kaubanduskeskus konkurendid. Kliendi vaatest on kaubanduskeskus kui tekst täis koode, mis loovad poed kui süžeed, milles avanevad faabulad. See tähendab, et konkreetne toode ja teenus on kaubanduskeskuse ja poe jaoks kui brändi loos olevad tegelased, kus klient teeb otsuseid ning loos olev vajalik element. Teiste sõnadega on klient nagu objektistatud subjekt. Kliendi vaatest on brändi loo elemendid tooted ja teenused, kus klient on tegelane. Kaubanduskeskus ja pood on kliendi jaoks tähendust loovad üksused, mitte tähenduslikud ise brändi loona. See tähendab, et turundaja peab tunnetama brändi lugu erineval viisil, sest kliendi nägemus brändi loost on juhitud ja mitte semiootiliselt kontrollitud turunduskeskkonnas. Jaekaubanduse näitel jätkates loob iga klient endale kõndides konkreetse narratiivi, mille tähendusväli on olemasolevate toodete poolt objektiivselt ette määratletud. Isegi kui klient kogeb negatiivseid emotsioone ja näeb maailma läbi mustade prillide, on brändi lugu juhitav. Iga toode on kliendi jaoks semiootika vaatest esmalt esitiste kogum, mis tõlgendustest lähtuvalt moodustavad kliendi jaoks konkreetse tähendusvarjundiga märgid. See tähendab, et üks klient võib sama kliendi teekonna puhul anda poele erinevaid hinnanguid isegi siis, kui kõik toimuks alati samamoodi. Klient on brändi loo kujunemisel põhiline muutuja, kelle suunamine ostuks moodustab põhilise osa turundaja tööst. Turundaja saab optimeerida, et brändi lugu oleks kvalitatiivselt sobiv erinevateks kliendi tõlgendusteks. Näiteks jaekaubanduses töötav turundaja saab brändi loo või lugude tähendusvälja konkreetses poes või erinevates kaubanduskeskuses asuvates poodides tervikuna või osaliselt efektiivsemaks muuta. Muudatuste tegemiseks on turundajal vaja teada kliendi teekonda väga detailselt toodete paigutuse täpsusega. Seejärel, kui turundajal on teada kliendi teekond äärmiselt detailselt, siis on sellest lähtuvalt võimalik määratleda brändi loo tähendus kliendi erinevatele vaadetele. Erinevate brändilugude tähenduste vahel on sarnasused ja erinevused, mille põhjal on võimalus paigutada tooted paremini või teha parandusi näiteks riiulite paigutamisel. Kultuur. Kuidas juhtida kultuuri? Kultuuri juhtimine brändilugude kontekstis on väga palju seotud mudeli juhtimisega.
mis määratleb ära brändi loo tähenduse ja olulise kultuuris. Kultuuri juhtimine brändi lugude kontekstis on väga palju seotud mudeli juhtimisega, mis määratleb ära brändi loo tähenduse ja olulisuse kultuuris. Brändi loo tähenduse kultuuris saab juhtida sihtgrupi jaoks kõikehõlmavaks. Brändi lugu ja lood on kultuuri, eriti kommertsliku kultuuri osa või osad. See tähendab, et äriliselt edukas, domineeriv või populaarne brändi lugu on aktsepteeritud olemasolevate normide piires, mis tõlgendab mõne väärtuse ümber varasema tõlgenduse suhtes. Näiteks turundusmärgid loengud jutustab, kuidas läheneda turundusele tähendusloome perspektiivist ja rakendab esmalt argiteadmist olemasolevast, näiteks kuidas avalikkus saab kõige enam aru sõnast turundus ja märgid. Ma kasutan lävendina argikeelt, mis avab esmalt võimaluse rääkida akadeemilisest semiootikast teistsugusel viisil, ilma tehnilise sõnavarata, ning mille põhjal luuakse üleminek spetsiifilise keelekasutusele. See tähendab omakorda, et kultuuriliselt loob taskuhääling silla erinevate kultuurikoodide vahel, milles erinevad inimesed suhtlevad. Sarnasel loengutele käitub iga brändi lugu üldjuhul sihtgrupi jaoks suunava mudelina. Brändi loo loomisel kultuuriliselt on vajalik tähele panna, millised on kasutatud esitised ja nende omavaheline suhe, näiteks reklaamiloos ja reaalselt ostukohas. Kasutatud märgid on vahendatud esitiste kaudu, mis loovad üheskoos brändi narratiivi ehk mudeli ja omakorda brändi narratiiv suhestub taustsüsteemiga ehk kultuuriga ning omakorda on kultuur kui mudel märgi ja lugude loomeks. Mõtleme korraks tagasi räägitule. Brändi loos on märgi, mudeli, loo ja kultuuritasandid omavahel seoses ja läbi põimunud süsteemid. See tähendab, et kõik tasandid mõjutavad teineteist, mille kõik omavahelisi seoseid pole siin võimalik välja tuua. Minu eesmärgiks on ja oli osutada, kuidas igal semiootilisel tasandil on võimalik soovitud suunas juhtida, mõjutada ja seeläbi luua brändi lugu ja selle tähendust. Ühtlasi on võimalik luua üksnes brändi lugu juhtides märgi, mudeli, loo ja kultuuri tasandeid. Brändi loo loomine on üks süsteemne nähtus. Semiootilisest vaatest on brändi lugu ja loo loomine terviku ja terviku osade omavaheline kooskõla saavutamine. Brändi lugu on tasuv, kui sihtgrupi jaoks on lõppkokkuvõttes tegemist tähendust omava toote ja või teenusega. Brändi loo tasuvus semiootiliselt on majanduslike huvide ja tähenduse kooskõla saavutamise küsimus. Lihtsustatult tuleb luua tähenduslikkus, mis on hinnastatav sihtgrupi poolt.